Jaa, tervist! Olete pikalt istunud siin niimoodi jutti? Olete jah? Tõuske siis korra püsti, korraks vähemalt. Ja siis väike ark ja võite käe ette panna ja näiteks patsutada ennast niimoodi. Ja õla peale ka nagu head sõpra. Ja siis uuesti tagasi. Ja siis võite randmeid kokku klopsida ja altkaudu. See on Korea tervisevõimlemine. Lõuna-Korea, mitte Põhja. Ja siis sujuvalt läbi kaanle aluste siit rinnaregistrit koos häälega. Nii, teeme parema käe ka, pöial püsti ja siis läheb ülevalt alla. Koreakeelsed numbrid olid hana, tü, set, net, joru, edasi ei mäleta. Nii, ja randmed. Ja altkaudu tagasi. Ja siis juba teate, et tuleb läbi kaanlaaukude rinnaregistrit koos häälega. Ma vaatan, et teil on toolide vahel vähe ruumi, aga muidu tore oleks, kui saaks niimoodi mööda puusi alla minna ja natukene selga ka sirutada. Nii kaugele kui saate ja eestkaudu tagasi. Ja siis natuke kõhtu ja neerud õrnalt. Ja siis tagumikesti tugevalt, sest olete päris palju istunud. Nii, ja siis võtke veel need käed, mis teil on ja tehke endale väikest vihma. Ja sellist mõnusat. Teate ju ise, peanahas on nii palju olulisi retseptoreid, nii tore, kui need vahepeal saavad elavdatud. Ja siis võtke uuesti need käed, mis teil on ja hõõruge neid kokku. Ja isegi korraks, kellel on prillid, isegi kas saate prillid äkki võtta ära. Ja ma loen 10 ja siis te niimoodi hõõrute ja natuke lõõgastage siis õlgu ka. Ja selle elektrimüüme pärast Eleringile maha. Nii, valmis jah. 1, 2, 3, 4, 5, väga hästi läheb meil. 6, 7, 8, lõpusirgel, 9, 10 ja pange need või käed endale silmade peale nagu kausid ja tundke, et see väike surin on nagu selline hea uus energia, mis läheb läbi silmakoobaste teie pähe ja teeb kõik helgeks ja selgeks. Ja kui surin vaibub, siis tehke üle pea endal pai ja öelge hea poiss või hea tüdruk, kumb te täna olete? Pai. Ja siis korra veel lõõgastage oma õlad lahti. Ja viimane harjutus, et jaksaksite kuulata ka, mida ma siis rääkima hakkan, käib nii, et panete rusikad avatult enda ette ja siis nüüd korraga ühele poole läheb siis pöiali väike sõrm, siis panete kokku ja siis teisele poole, pumm, niimoodi, tšuh. Et see siis ühendab teie aju poolkerad ära. Just, ja siis võite kiiremini. Ja siis tehke veel midagi, mida teie keha vajab ja siis istuge. Jah, teema on küll justkui tõsiselt sõnastatud, et läbipõlemine ja töötüdimus kui tööõnne sööbik ja pisik, aga mina tahaks ennast tutvustada, et tere, ma olen Tiina, ma olen tööõnne uurija. Ja tegelikult see on siis midagi, mis tuleb välja, et ma olen juba 23 aastat teinud. Ma päris alguses ei osanud seda ilmselt nagu tööõnneks nimetada. Aga jah, sattus sedaviisi, et ma olin siis olnud juba üsna pikalt psühholoogia valdkonnas ja mind huvitas inimene ja siiamaani huvitab inimene, et kuidas me leiame siis sellistena, nagu me oleme, oma kutsumuse, oma raja, oma eluviisi. Ja sattusin siis tööle CV Online'i, mis tegeleb siiamaani värbamisega ja siis avastasin, et oi, et ei ole käinud nii, et me tegeleme inimesega, et seal on nagu tööandjad, seal on ju organisatsioonid ja neil on ka oma sihid ja eesmärgid, et kuidas need kaks osapoolt siis nii-öelda sellisel moel kokku tuua, et me läbi ei põle ja katki ei lähe ja hulluks ei lähe. Ja sain aru, et see on ikka selline $1 miljoni küsimus, et sellele päris niimoodi nagu nipsust ei vasta. Nii et naljatlemisi võiks öelda, et siin ma nüüd siis olen 23 aastat hiljem, ikka veel uurin. Aga täna ma vähemalt üks hea uudis, ma oskan teile öelda, et see on võimalik. Jah, et praegusel ajal mind rohkem huvitab, et kuidas siis.
ja jah, ja on olnud tõega väga lahke aeg, et ma olen saanud väga erinevates kingades sellele teemale vaadata ja noh, näiteks õpetada koolis valikainet karjääri teemal, eks, ja olla alati elevil, et kelleks noored nüüd saada soovivad, et kas kosmonaut on juba vahetunud teenuse disaineri vastu või kui populaarne on meditsiinivaldkond, eks. Aga näiteks samal ajal mul on Eestis olnud võimalik nõustada ka küpses eas inimesi ja minu kõige vanem tudeng on olnud 90-aastane, kes tahtis möllu panna täiega. Nii et siia võib-olla siis teile esimene hea uudis tänasesse pealelõunasse, et tööõnn on eaülene. Ja sellist asja ei ole nagu parim enne, et ükskõik kus me oleme oma elukaarel, meil on õigus siis tunda ennast väärtuslikuna. Keegi ei ole kunagi liialt noor ja lumehelbeke ja keegi ei ole liiga vana. Nii et jah, seda ma siis siiamaani uurin ja töötan inimestega individuaalselt, aga 15 aastat umbes siis ma aitan ka organisatsioone ja siis isegi tulin 2017 ära palgatöölt. Töötasin väga edukas, ägedas IT-ettevõttes ja sain päris kena kuu töötasu ja tulin ära selle mõttega, et ma tahan Eestis õlga alla panna meditsiinile, haridusele ja kultuurile. Et teate küll need IT-ettevõtted, et seal on tingimused juba üsna lahked, et puuviljavaagnad tasuta tuuakse sulle uksele vastu ja iga töötaja kohta on 1,5 massööri ja ei ole koosolekuruum, on pallimeri. Just üleeile käisin külas oma vanal tööandjal ProExpertil ja vaatasin, ikka neil läheb hästi. Ikka on nunnu, ikka ripuvad võrkkiikedes ja teevad ägedaid asju. Aga mina siis tundsin jah seal, et ma tegelen võib-olla liialt esimese maailma probleemidega. Et kui inseneri põhimure on, et kas tasuta pudrule topelt moosi saab ja miks kirsimoosi ei ole, et siis samal ajal, kui ma käisin näiteks haiglates ja avastasin, et neil ei ole korralikku puhkeruumigi, ainuke privaatne ruum, kus nad saavad korraks endaga olla on WC, et nutta, või ei ole sohvat. Ei ole aega, et minna ja istuda ja korraks hinge tõmmata. Ja siis mulle lihtsalt tundus, et see on nii hullumeelne ja see on nii ebavõrdne, et siin ma siis nüüd olen viimased 7 aastat ja mul on mega hea meel, et sellest samast IT-ettevõttest siis sündis ka üks startup, mis on siis reaalne kaasava juhtimise töövahend, kus me siis mõõdame tööõnne ja kus me oskame teha midagi koos inimestega, et see kultuur ei oleks siis selline, nagu me eelpool kuulsime. Ja mul on mega hea meel, et näiteks Tartu Ülikooli Kliinikumi EMO on meie kõige värskelt liitunum klient. Ja üle-eelmisel nädalal olin Viljandi haiglas ja seal me oleme juba aasta aega mütanud ja ma reaalselt näen, kuidas need asjad lähevad paremaks. Aga aega meil ilmus palju täna ei ole, mina võiksin päevi teile rääkida, sest ma olen ikka üsna kirglik oma erialale, kirjutanud siin raamatuid ja teadustöid, aga ma natuke siis puudutaks seda teemat laiemalt, et mida me siis võiksime igatseda, kui me räägime sellisest töökultuurist ja vaatame siis ka otsa selle läbipõlemise ja töötüdimuse aspektile ja et ei jääks siis lihtsalt selline unistamine ja kurtmine, kaks kaalukaussi, et võib-olla mingid nippe ka ma hea meelega jagaks, millega te saate siit siis täna minna. Võt. Et kui üldse mõelda, et mis asi see tööõnn siis on, et näiteks oletame, et meil oleks siin rohkem aega ja et siis ma võiks küsida, et paneks teid arutama oma vahel, et kuidas see läheb ja mida teie näiteks kuldkalalt telliksite juurde oma tööellu. Selleks, et teie elu oleks mõnusam ja parem ja õnnelikum. Ja tavaliselt need soovid, mis inimesed välja toovad, ei ole üldse mitte utoopilised. Tihti küsitaksegi nagu rohkem aega süvenemiseks, paremaid suhteid, võib-olla ühistihti, paindlikkust. Ja tegelikult see ongi üks võimalik definitsioon tööõnnele, et kui me suudaksime need nii-öelda takistused eemaldada sellelt teelt, need kuldkala soovid täita, siis juba ongi parem. Ja teine, kus me siis saame võib-olla natuke näpu peale, et mis asi see tööõnn võiks olla, ja kutsun teid väga üles võtma siis ka praegu aega iseenda peale mõtisklemiseks, et küsi endalt, et millal sina viimati olid tööga seoses motiveeritud? Innustunud, elevil, õhinal? Võib-olla see oli
seotud näiteks mingisuguse lahendusega, mille sa tekitasid või mingi tore momentum kolleegidega või sa õppisid midagi uut. Et lihtsalt meenuta. Ja nüüd küsi endalt ka, et millal sa viimati olid oma eraeluga seoses motiveeritud, innustunud, õhinal. Millal see oli ja millega seoses? Ja taas võib-olla see oli seotud hobidega, võib-olla lähedastega koos, võib-olla sa said puhata. Ja kui sa nüüd neid 2 väikest meenutust, juhul kui sul tekkisid need, paneksid siis kaalu peale ja küsiksid, et kumb neist on tugevam mulle või mõjusam, et kumba ma nagu mäletan rohkem. Kes ütleks, et sellisel juhul see on eraelu oma, palun lehvitage mulle. Tööelu? Jaa, no eraelu võitis praegu. Jaa, aga vahet ei ole, et võta korraks üks neist siis, mis sulle tundus tugevam ja lihtsalt kukuta enda sisse küsimus, et kui sa nüüd meenutad seda, võib-olla isegi sul tuleb meelde, mis ilm tol päeval oli ja mis see atmosfäär siis oli ja mida sa tegemas olid. Et mismoodi siis on see sinu moodi õhin? Kas seda saaks kirjeldada näiteks värviga? Heli, kas sellel võiks olla heli? Äkki lõhn koguni? Võib-olla isegi maitse? Ja kui see on kohal, see sinu moodi hea olemine? Kus see näiteks sinu kehas tundub? Ja kujutle nüüd ka, et kui see hea hoog on kohal, see hea seisund, et kui seda saaks natuke nagu keerata veel peale nagu sellist häälenuppu või volüüminuppu, et milliseks see muudab sind? Milline oled siis sina, kui seda head hoogu on sinu elus enam? Ja võib-olla sul tuleb pähe too, siis ma olen ju, ma ei tea, tasakaalus ja hoolivam, märkavam, kannatlik, võib-olla julge, võib-olla sihikindlam, pühendunum. Ja üks väga suur avastus, mis ma olen teinud selle harjutuse käigus või seda lähenemist kasutades, on siis see, et need omadused, mille peale inimesed lõpuks tulevad, oletame, et ma ütleks, et nii, palun pane nüüd kirja, et mis sul siis tuli, et see on see, kes me tegelikult oleme. Et see on see meie originaal, see meie tuum, see meie kvintessents. Aga lihtsalt, kui seda pinget kuhjub sinna ühte eluepisoodi või perioodi väga kaua, siis see kaaperdab meid lahti meie keskmest. Umbes nagu tuulis paska, eks üle peenra. Kuni punktini, kui ma ei tunne ise ka iseennast enam ära. Ja. Ma ei meeldi isegi võib-olla endale enam. Aga et see väike mõtisklus, minna tagasi sellesse heaolu punkti, tuletab meile siis meelde, et see ilus mina olen seal veel ikka alles. Nii et koduseks ülesandeks, esimene kodune ülesanne tuleb siit, jääb siis 21 päeva endale peeglis hommikul või millal iganes te satute sinna peegli ette, kui te vahetustega tööl käite, siis võib-olla ei ole see alati hommik, aga ja palun siis vaadake sinna peeglisse ja öelge neid sõnu endale. Et ma olen selline, sest kui me seda ei tee, siis see oleks nagu sümfooniaorkester, mis tuleb ilma häälestumata kohale, eks. Et meie ainus instrument paraku meie tööelus on siin, et see olengi mina. Ja nüüd on väga suur vahe, et kas ma häälestan ennast hommiku nii, et ma olen seal duši all, mõtlen, fuck, täna tuleb nagu nii õudne päev ja ma pean nende inimestega koos olema, wow. Või ma kalibreerin ennast näiteks tagasi iseendaks hommikul. Et jah, see motivatsioonitunne on siis võib-olla kõige ligilähedasem, mida me selle tööõnne all mõistame. Kus see sõna tuleb? Mis see tähendab üldse? Olete mõelnud? Teate kindlasti. See on liikuma panev jõud. Yes. Nii, palun mõelge oma ettevõtte, oma organisatsiooni suur bossi peale. Kõige suurem boss tuleb teile meelde. Ja kujutage ette, ta tuleb teie juurde, tal on kuldne aureool ja ta ütleb, tead mis, kallis, mina soovin sind nüüd tunnustada selle megapühendumise eest, et sa oled andnud oma eluenergiat ja 3 tilka verd pealekauba. Ja palun, siin on sulle 4 nädalat ekstra puhkust ja 10 000 eurot, aga selle raha tohid sa kulutada reisimisele. Kuhu te läheksite? Soome! Miks mitte? Saab päris kaua olla seal. Kus te läheksite? Mehhiko veel?
Hawaii. Just. Ja nüüd vaadake, kui tore kujund on, eks ole, see motiveeritud olek või liikuma panev jõud seoses reisimisega, et kui meil on see reisisiht ja siis ma hakkan sinna minema, eks ole, siis ma ju planeerin, ma mõtlen, mis need head lennud on, mis ma seal, kus ma ööbida tahan, mida ma seal näha tahan ja siis ma ühel hetkel olen juba kohvritega lennujaamas ja see reis juhtub ja sellest teevad fotod ja mälestused ilmselt elu lõpuni. Aga mul on tihti küsimus, kui ma käin organisatsioonides, et kus on siin teie Mehhiko? Kus on siin teie Sri Lanka? Kus on siin teie Soome? Kuhu te tahate jõuda oma tegevusega? Ja hiljuti ma kohtasin ühte ettevõtet, see on nii armas Eesti ettevõte, aga see on Eesti liinirongid, aga nemad ütlesid, et nad tahavad jõuda pensionile. Mina ütlesin teile, kuulge, come on, mõelge, tänu teile, inimesed saavad Eestimaal elada eri paigus ja ei pea linna kolima, kus on nii õudne puur, eks ju. Nad tahavad pensionile jõuda. Ja ma arvan, et see on väga suur probleem, et meil ei ole seda sihti. Et kas näiteks teie tahaksite, et Eesti seal edetabelis on palju rohkem seal Happy Planet Index siis eespool või kas inimarengu aruandest tänu sellele, et meil on kõige terviseteadlikumad inimesed siin riigis, kõige õnnelikumad. No võt. Ja kus see hädade org nüüd on, et kuhu siis igale poole meie motivatsioon võib kaduda? Mulle väga meeldib, mida on olnud Barbara Hausmann, et üldiselt me elus vajame rohkem uudishimu kui hukkamõistu. Aga vaadake nüüd, me tuleme läbi kasvatussüsteemi, kus ilmselt, ja ka ise olles lapsevanem, ütlen oma lapsele ära tee seda, ära mine sinna, ära ole nii kaua telefonis, palun. Kas sa sooja sööki sõid? Ära söö magusat. Ja siis me jõuame kooli ja siis koolis tõmmatakse punasega alla see, mis valesti, eks ole, mitte rohelisega see, mis õigesti. Ehk et me oleme enam treenitud siis nägema seda puudust. Ja kui teie töötate meditsiinisüsteemis, siis see on üks suur puudus selles mõttes, et midagi on juba pekki läinud. Muidu nad ei tuleks sinna, nad ei astu ukse sisse, ütled, tere Siimmal, ma tahtsin öelda, ma olen nii terve. Aitäh teile. Et ei ole sellist asja, eks ju. Nad ei tule raporteeri teile seda. Kahjuks võiksid. Ja ma annan teada, et ma ei tüüta perearstisüsteemi üle ega emot, eks ju, et ma olen terve. Teine, kuhu see võib kaduda, on siis see, mida on avastanud imetabane teadlane Mihhail Csikszentmihalyi, et vahel võib lihtsalt olla see, et see ülesanne, mille ees me seisame, on lihtsalt liiga suur. Ja minu oskused teadmised on võib-olla liiga väikesed ja siis see läheb tõpp muretsemisest ärevuseni välja. See võib tulla kiirusest millest iganeseks, aga ma lihtsalt ei suuda seda nagu sooritada. Ja siis teine variant on ka, et ma võin olla suurepäraselt oskuste ja teadmistega, see asi enam mind ei eruta. Ehk et mida me nüüd ajame taga, et kus ei tekiks siis seda nii-öelda läbipõlemist või ka töötüdimust, ehk siis seda nagu mõistliku tasakaalu selle väljakutse ja selle oskuste teadmiste vahel. See ei ole üldse lihtne ja see on pidev töö ja see eeldabki seda, et me tuleme oma imetabaste kolleegidega kokku ja me julgeme vaadata sellele otsa, et kuidas tegelikkus on. Ja veel, mis on hästi tore seoses motivatsiooniga, et me oleme ka erinevad, et meid võivad olla täiesti erinevad käimalükkavad jõud. Ja üks väga kihvt Hispaania teadlane, Luis Vives, on öelnud, et igal hetkel, iga inimene saab öelda, et kui siit peaks valima ühe, siis ta oskab öelda, mis see tema jaoks on. Kas see on vabadus, kas on võimalus maailma parandada, kas on kirg või on see raha. Palun pöördu oma lahkete silmadega pinginaabri poole ja ütle korra see sinu üks, mis sind käima lükkab, kui sa peaks ainult ühe valima. Ma tahtsin öelda, et mul see ei tööta see nagu, et mul aeg ei lähe maha. Et ma ei tea, mul ajataju ei ole, siis need. Okay. Nii, kes ütleb, et kui see on üks, siis on vabadus? Yes, aitäh. Kes ütleb, et sellisel juhul mina tahan maailma parandada? No, olemas. Kirg? Jah, raha. Võib raha olla.
ja näete nüüd, mõnes mõttes me oleme siin ikkagi sarnase valdkonna inimesed, aga isegi meil on siin erinevusi ja kui te nüüd mõtlete, eks ole, oma kolleegide peale, oma patsientide peale, oma klientide peale, siis ka nemad võivad olla erinevad, nii et meil on erinevad käima lükkavad jõud. Aga siis läheme siis veel sügavamale sellesse tööõnne teemasse. Et üks suur avastus, murrang oli mul siin 4 aastat tagasi Paide arvamusfestivalil, kui mind paluti modereerima poliitikute töötuba, et kuidas Eesti saaks kõige õnnelikumaks riigiks maailmas ja ma optimistina ütlesin sellele jah ja siis sain aru, millele ma jah olin öelnud. Ühesõnaga, pikk jutt lühike kokkuvõte on, et ma tol ajal lugesin hästi palju igast raporteid ja kuidas Eestil tegelikult läheb ja avastasin suure üllatusega, et inimarengu aruande kohaselt meil läheb isegi üsna hästi. Aga et kui sinna kõrvale võtta jah, see subjektiivne õnnetunne, siis sellega nii hästi ei ole. Ja tegin siis sealt niisugused suured tähtsad järeldused, et võib-olla üks põhjus on selles, et see keskkond, milles me viibime, ja seda on teadlased öelnud, et see keskkond, milles me viibime oma ärkveloleku aja, et see mõjutab siis meie heaolu kõige enam ja te teate siis, kus me oleme oma ärkveloleku ajal. Ja seal, täpselt seal. Nii, ja kuna me oleme seal, selles kohas, siis kõik, mis seal kohas toimub, see mõjutab meid. Ja see koht, see töö, jah, et see on muutunud ajas, see tähendus, et alates sellest, kui Koopa mees tappis mammuti. Kas see on teie meelest töö? Muidugi, on ju. See ainus mõte oli ellu jääda, ei olnud vaja tulla ekstra kokku loengut pidada sellest, eks. Et tapsid mammuti ära, tegid natuke sõjatantsu ja said nahka ja said süüa ja said tööristu teha, elu läks edasi. Nii. Ja siis see muutus ja näiteks, eks ole, ütleme, külaühiskonnas me eeskätt mõtlesime, et see on väärtuste vahetamine, et ma oskan midagi, olen meisterlik ja sa oskad midagi, oled meisterlik ja me vahetame seda, eks. Ja oleme õnnelikud. Ja siis juhtus väga suur murrang, kui me õppisime esiteks asju tootma lattu, kus siis need, kellel oli rohkem, siis need, see oli tore ka tegelikult toiduaineid näiteks säilitada. Siis tekkis sinna vahele raha ja siis juhtus teadagi mis. Et see, kellel on rohkem raha või asju, tal on õigus teisi ära kasutada. Ja siis me jõudsime selleni, et tekkis orjandus. Ja teate ju, et eesti keelde sõna töö tuleb sõnast orjaöö, lühend. Ei ole ainult eesti keeles nii. Vene keeles rabota, rabstva, samamoodi. Ja teistes keeltes me näeme ka paraku see algtüvi viitab alati etümoloogiliselt millelegi, mis on rõve, haisev või mida veab eesel. Nii et siin võib meie tänane loeng lõppeda tööõnnest, tööga te õnnelikuks ei saa. Klaar? Jah. Nii, aga hea uudis on see, et läbi ajaloo muidugi inimene püüdleb kerguse poole ja me teame, et me ei ole orjad enam siin ka, kuigi mul on tunne, et me oleme selle ära unustanud. Kui ma käin organisatsioonides, sest me kasutame nüüd natuke teisi sõnu selleks. Ja ma ei tea, kuidas teil, aga ma ärkan hommikul üles ja ma tihti tunnen, et ma olen juba võlgu. Sest mul on mingid to-do nimekirjad ja ma kirjutasin just edasi artikli, et mina ei tea, kuidas on võimalik maailmas elada nii, et sa ei ole 10 võistleja. Et sul on nagu nii palju latte, millele sa pead lihtsalt vastama. Et see on lihtsalt kohutav ja see on kõik see infoühiskond, see saatanast, on ju. Aga et see on ainult töö. Ma tahan ka olla hea abikaasa. Päriselt. Mu abikaasa on nagu mõelge ka mu abikaasa peale praegu, sest ma jäin bussist maha ja ma ei oleks siia täna jõudnud. Ja ta tuli ja tõi mind siia ära. Jättis oma töö sinna. Saate aru, on ju? Et jah, vot, ja siis me tahame olla head sõbrad, ja siis me tahame ju terved olla ja trenni teha ja hobidega tegeleda, eks ju. See on nii keeruline. Ja inglise keeles kutsutakse seda hullumeelset maailma siis VUCA world, olete kuulnud, eks? Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kõik muutub samaaegselt, on keeruline kompleksne. Ehk et me elame tõesti 5 kriisi praegu korraga. Ja mis siis teadlased on avastanud, et selles hullumeelses maailmas, mida me igatseme, on selline isiklikkus või personaliseeritus, eks? Ja ma tahan, et keegi küsiks minu käest ka, et aga kallis, mida sina vajad, et olla õnnelik. Kujutage nüüd uuesti, et tuleb see teie suur boss, kõige suurem boss jälle kuldse orooliga, pum-pum. Teie juurde küsib, et aga kallis, mida sina vajad, et olla õnnelik? Aga mida sina vajad, et olla õnnelik?
Ja inimesed ei taha ulme asju, et enamasti me tahamegi inimlikkust ja tahamegi paindlikkust. Ja kui mina kirjutasin oma teadustööd umbes 12 aastat tagasi, ma lugesin selle kontseptsiooni kohta esimest korda, ideosünkraatiline tööelu, siis üllatus, kui me vaatame neid kaasaegseid uuringuid, ega midagi suurt nagu muutunud ei ole, et Merkeri uuring siis toob välja sellise asja, et jah, tööelu oli kunagi nii, ma teen sulle tööd, anna mulle raha, siis see muutus ja ma usun teie ka või meie ka mõtleme siin täna nii, et ega see ei ole ainus asi, et mul nüüd palgapäeval, eks ole, laekub see tasu, on ülioluline, kellega ma koos olen. Ma päriselt tahan, et need inimesed, kellega ma mütan seal, et meil oleks nagu see tele, meil oleks see klapp, ma keeran sulle selja, et ma tean, et sa ei sisista midagi, eks ole, minu kohta. Et see on ülitähtis, ehk siis need psühholoogilised vajadused, see kuuluvus, see ametiuhkus, see ehedus, see autentsus, sest me veedame tööl nii palju aega oma päevasteks. Ma pean kogu aeg olema kergelt kaitses, sest ma iial ei tea, kas selle naerunäo taga on mingisugune 3. või 4. mõte, et see ei ole kena. Ja praegu, kuna me elame selles VUCA maailmas, siis me ei saa mitte midagi muud, kui me peame tegelema intensiivselt selle tasakaalu hoidmisega kõigil võimalikel viisidel, nii vaimselt, emotsionaalselt kui füüsiliselt. Ja nemad siis pakuvad tuleviku variandina välja selle enam veel siis elustiilipõhise. Ja minu enda siis uuritud tööõnne valem tõi lühidalt välja siis selle, et tegelikult me tahame ka, et meie tegevusest jääks jälg. Et ikka on see rudiment, ikka on see mammutigatsus, et mida lastele öelda, et aga näed, mina ehitasin maja, eks nagu arhitekt saab öelda või projekteerisin. Ja see on ka ilmselt üks tervisesüsteemi väga suur valu, et mis siis jääb? Mis siis jääb, et inimene isegi on surelik, on ju. Kus me paneme siis selle täppi maha, et tänu meile juhtus see? Ainus ilmselt ongi see, et me saame teha revolutsiooni, me saame öelda, et meil on, ma ei tea, maailma kõige inimlikum, kõige patsiendikesksem, meil on kõige õnnelikumad meditsiinipersonal maailmas. Jah, seda me saame teha. Siis teine, mis ka minu uuritud siis aspekt nagu lõpuks välja tõi, on see, et me igatseme sellist tunnustust ikka. Seda tunnet, et päriselt ka minu tegevuse läbi kellegi elu muutub paremaks, et selles ei ole kahtlust, te teete seda iga päev, küsimus on, kas te tajute seda tänu. Ja see ei ole alati patsiendi tänu, et see, mida ma olen kuulnud Eestis, et siin ka kas ma nüüd ütlen seda või? Et kas me peame näiteks kõiki positsioone võrdseteks, et kuidas see siis on, et kas arst vaatab hooldajale silma, ütleb, et aitäh sulle. Mul on uhke tunne sinuga koos töötada, mitte ta ei vaata õele otsa ja ei ütle sellele. Saate aru, mis ma mõtlen? Eks? Et see tunnustus, see siiras, sügav tänu, jah? Ja kolmas, mida siis see minu uuring ka välja tõi, oli see, et me ei saa ümber ega üle sellest, et ma saaksin olla mina ise. Et me ei taha tänapäeval ennast suruda mingitesse valmis kuubikutesse, vaid me tahame, et seda meie potentsiaali kasutatakse nagu ära, eks maksimaalselt. Ja nüüd tuleb $1 000 000 küsimus, et kes see mina siis olen, eks ju? Et kas teil oli koolis selline aine, kes ma olen ja mida ma selles elus teha tahan? Vot, palun väga, siin me oleme. Praegu ka ei ole sellist ainet, nii et inimesed doominoefektiga satuvad sinna, kus nad on, üks asi viib teiseni ja siin ma olen, eks. Aga kui me ei tunne ise ennast, et siis sealt kõik asjad algavad. Ja mida meiega oleme teinud siis selle Happy Me'ga organisatsioonides, et kus me saame nagu näpu peale, et kas seal on siis ohtu nii-öelda läbipõlemiseks või mitte, et me näiteks kasutame sellist väärtuste analüüsi. Te võite ka need silmata ja öelda, et kui te praegu peaksite valima 3 väärtust välja, mis need teie jaoks oleksid. Kas on see, et ma päriselt tahan seda panust, ma tahangi maailma parandada, võib-olla ma tahan õppida, võib-olla ma tahan, et suhted oleksid head. Ja kui sa valid enda 3 välja siis, ja järgmiseks näiteks hindaksid neid, et aga kuidas minul nendega täna on, siis ma juba ütlen teile etteruttavalt ära, et kui ükski teie väärtus, mis teie jaoks on täna siin oluline, oleks näiteks skooriga, ütleme 10 palli süsteemis alla 8, siis see juba ennustab tegelikult läbipõlemist ja töötüdimust, millest me kohe räägime. Nii et midagi ei ole teha, et kuigi meil koolis seda ainet ei olnud, siis kuna meie instrument on meie ise, siis me ei saa teisi õnnelikumaks teha, kui ma ise olen. Nii et me peame nagu väga-väga leebed olema endaga, väga enda poolt. Ja kus siis see alguse saab, on siis see, et teate ju seda, eks ole, et meie närvisüsteem on ikkagi selline omajagu keerukas mehhanism ja tööelus ka, ütleme selline
Beat-sagedus nii-öelda piltlikult öeldes käivitubki siis, kui on juba kiire, on ju. Jah, meile tähtajad ei meeldi, meile ei meeldi kriitika, meile ei meeldi teadmatus. Kõik komponendid on olemas meditsiinisüsteemis kuhjaga, on ju. Ja see peamiselt vist see aine on siis seal kortisool, meditsiinidoktor räägib siin praegu. Ma refereerin siin teisi. Aga jah, et tekib, eks ole, selline keemiliste ainete kokteil, mis lõpuks hakkab mõjutama ka meie käitumist. On ju. Ja et mul oli ka näiteks, oligi aasta lõpus oli hästi keeruline aeg, lähedaste haigused ja ka surmad. Ja ühel hetkel ma märkasin, et ma lähen kodust välja ja viimane asi peeglilaua ees on see, et ma võtan lakipudeli ja lasen endale. Ehk et see võib olla ka sellistes hajameelsustes, kus mu autovõtmed on. Et see ei ole see, et ma olen nüüd täiesti nagu pilt on eest ära. Et see võivad olla väga väiksed asjad, kus me hakkame juba nagu imelikke asju tegema. Või et ma ostsin endale täna pileti valele bussile ja jäin maha. Okay. Nii, aga siis meil on olemas ka teine süsteem, eks ole, ja see nüüd juhtub siis, kui te saate 4 nädalat puhata, millal saite viimati. Ühesõnaga, et meil on vaja aeg-ajalt pikemalt puhata, eriti kui me töötame intensiivses valdkonnas ja meditsiinivaldkonnal see oleks kohustuslik aeg-ajalt võtta sabatikal 3 kuud palgalist puhkust, elada teises riigis, õppida uusi asju, öelge oma sellele kuldse orooliga bossile seda, nii. Aga kui me saame pikemalt puhata vahepeal ja siis tööpäeva sees teha neid mikrohingetõmbepause, siis seal on ka üks keemiline kokteil, mis meile väga hästi mõjub ja pärast seda me oleme nunnupallid. Et keegi võib, ma ei tea, autoga teile ette sõita, te ütlete, et tule, kallis, sul on kiire. Või astub poes varba pärast, ütled, pole midagi, astugu uuesti. Nii, võt, kuhu teie tööelu siis kaldub? Pigem piits või pigem präänik? See oli retooriline küsimus. Aga retooriline ei ole see, mis siis teadlased on öelnud, et piitsagedus on ajule umbes 10 korda tugevam kui präänik, nii et valdkondades, mis on intensiivsed nagu teil, seda süsteemi tuleb eraldi ehitada, see ei juhtu iseenesest. Eesti meditsiinisüsteemis ei saa nunnutava töökultuuriga täna veel üle pingutada. Meil on pikk tee veel minna, eks ju. Aga seda me peame ehitama. Sest kui me seda ei tee, siis lõpuks hakkab mõjutama organisatsiooni energiat, mis võib olla kas madal, kõrge, positiivne või negatiivne. Madal positiivne on näiteks see, kui teie kolleegid teevad ära palju vaja, aga mitte rohkem. Eks? Kui on ühisüritused, sinna nad enam ei tule. Siin nad teevad ära mis vaja, virisevad selle üle, üritustele ei tule, virisevad ka selle üle, et on halvad üritused. Siin nad juba ütlevad teile inetusi, aga me tahame seda kõrget positiivset. Ja tõesti pinget siis tegelikult saab ka mõõta, ei pea isegi rahulolu-uuringuid tegema. Olen õppinud siis sellist asja nagu mediatsioon, keeruliste konfliktide lahendamine ja siis Norbert Apter ütleb, et palun väga, vaatad peale, saad aru, mis toimub, eks. 1-3 on tervislik. Siin juba läheb problemaatiliseks ja siin on siis juba täitsa halvasti asjad. Ja see olekski meie organisatsioonile tarkuseks ole ühest küljest mõõta, ära tunda ja võtta siis ka ette õigeid asju. Et kui on väga suured pinged, siis ma isegi ei soovita enam üritusi teha, keegi võib sealt verise ninaga väljuda. Ja kui me seda ei tee, siis tegelikult mis juhtub, et palun väga võtame tööle asjatundlikke geniaalseid inimesi, aga kõik need erinevad takistused kokku siis lõpuks pigistavad meid tühjaks kui sidruni, on ju. Kuni punktini, kui me ei meeldi ise ka endale enam ja siis see mõte ongi, miks me peaksime täna rääkima sellest teadlikust organisatsioonikultuuri disainist, ongi see, et me teeksime ruumi parimale versioonile endast. Et mina saan olla siis see. Ja nüüd on küsimus, et kelle asi on meid õnnelikuks teha? Te ütlete mina ise, jah? Mina ütlen, et üks on liiga väike ühik, et teha suuri asju. Et see kuldse orooliga boss, kellest ma olen täna rääkinud, et sellest tõtub ka väga palju, et kuidas see üldjuhtimine on, eks. Ja ma ütlen, et ega ma ei näe, et organisatsioonides täna oleks tööl putiniste, aga loomulikult on pikk maa minna veel siis sellise väga inimkeskse hooliva lähenemiseni, sest töökohtadel on imbunud üks uus asi, mille nimi on mikroagressioon ja see avaldub näiteks iroonias. Väga palju kasutatakse musta huumorit, sarkasmi, nii-öelda ilgutakse asjade üle. Arstide liidu juhatuse liige ütles ükskord, et te ei taha ometi öelda, et see on nagu mingi halb asi, et see on intelligentse inimese viis olla teravmeelne ja vaimukas. Mis on tõsi, aga see on toksiline kahjuks, nii et sellega peab väga nagu tähelepanelik olema, et osad kolleegid oma südamemõtteid pärast seda enam välja ei ütle. Nii. Ja siis jõuan siia nüüd selle magustoiduni. Mu kell näitab, et mul on 3.30 nüüd. Okay.
Seda te teate, eks ole, läbipõlemine tekib, eks ole, kui on palju, see oleks nagu majapõlemise metafoor, et lihtsalt süttib, eks ole, kõik lõpuks. Ja Maailma Terviseorganisatsioon ilusti ütleb ka lahti, et see ei ole siis selline üks episood, üks nädal, üks väike kiire periood, vaid see on nagu pikema aja jooksul, on ju. Ja mis mulle on olnud, kuna ma olen pool aastat seda teemat nüüd uurinud värskelt, on silmi avav, et nüüd ma võin käe südamele panna ja öelda, et inimesed ei ole halvad, mitte kunagi. Kui te kohtate sellist juba iroonilist, sarkastilist kolleegi, sellist, kes on endasse tõmbunud, see võib suure tõenäosusega olla läbipõlemise ja töötüüdimuse tagajärg, sest see mõjutab seda nii-öelda atmosfääri. Ja te teate ka seda, et Eestis sul on võimalik minna, eks ole, perearstile ja diagnoosida seda. Ja Eesti on siis üks nendest 9 riigist, kus saab ka haigusraha, teadsite? Te saate ravida seda, kui meil tekib läbipõlemine, eks. Aga nüüd siis natuke salapärasem asi, burnout, bore-out, et sellest on vähem räägitud Eestis. Et Soome teadlased uurisid just meditsiinivaldkonna põhjal seda ja keda huvitab, siis võib mulle kirjutada, ma saadan need teadusuuringud teile lugeda rõõmuga. Aga see on siis see, kui ma teen liiga palju rutiinseid ülesandeid ja see enam ei ole huvitav, on ju. Ja nüüd, mis on et see on küll uus teema, seda on vähe uuritud, aga sellel on täpselt samasugused tervisekahjud nagu läbipõlemisel. Ja eriti suur on minu jaoks olnud see, et meil on nii palju positsioone, kus need 2 sündroomi kohtuvad tegelikult. Koolides, haiglates, siis on jumal, isegi värbamises on ju, ja veel paljudes kohtades, et sul ühest küljest on väga suur, eks ole, see ajasurve, pinge, kriitika, sul on see ellujäämisrežiim põhjas ja siis samas sa pead tegema kellaajalised, täpselt, eks ole, võib-olla mingisuguseid protseduure, mis korduvad ja võla, kõige suurem avastus siis on, et see on siis nii-öelda tagajärg, kui meil lõpuks on see töökius seal. Meil väheneb reaalselt empaatia teiste inimeste suhtes, eks. Et me peame siis tegelema nii-öelda veelgi teadlikumalt selle töökoha disainiga. Üks asi, mida me ka Happymis avastasime, on näiteks kõige lihtsam asi, see on siis teie teine kodune ülesanne, et võtke üks kenakene A4 paber ja tõmmake joonega pooleks ja kirjutage ühele poole ma tahan ülesanded ja teise poole ma pean ülesanded. Ma tahan ülesanded on need, kus te tunnete pärast ennast energilisena, natuke nagu me arutasime see motiveeritud tunne. Ja ma pean on see, et te mõistusega saate aru, et ma pean, aga ma pean ennast kuidagi nagu mobiliseerima, jah? Mis te arvate, milline proportsioon on tervislik, kui teie kogu tööülesannete maht oleks näiteks 100%? Kui palju ühele, kui palju teisele poole, kui palju ma tahan ülesanded, kui palju ma pean? Just, jah, et ma tahan ülesanded ikkagi 80. Ja kui see ei ole nii, siis see on juba märk sinna. Ja siis jällegi, et me saame midagi nendega ette võtta, et võib küsida, et mis juhtub, kui ma neid ei tee, seda alati ei saa, siis tegelikult oleks hea, kui organisatsioonides on see paindlikkus, et me mängime neid asju ümber, sest inimesed on erinevad, mitte ainult motivatsiooni poolest, aga meil on ka erinevad karjääristiilid, meil on erinevad tugevused, huvid. Ja lõpuks, mida me alati saame siis koos teha, on ikkagi uurida, et kas seda saaks kuidagi nutikamalt teha. Nii, mu aeg nüüd hakkab otsa saama, aga ma korra kappan siit mõned asjad veel üle. Siit see ei ole nii tähtis. Jah, et siin põhiasi, üks, mis mind ka vaimustab, on Jan Jakob Stam, Hollandi teadlane, siis ütleb, et organisatsioon on mingis mõttes nagu inimorganism, eks ju. Et on siis, ütleme, selline terve organism, kus inimesed räägivadki, et ma olen õiges kohas ja mul on hea olla, ja siis on see haige organism, kus me hakkame kiruma juhte, kus me kogu aeg, meil on midagi häda, eks ju, ja nii see siis ongi, on ju. Nii et see on ka nagu tore asi, mida teha, aga ma tahtsin teile, et ikkagi leiame mõne lahenduse ka. Ja üks asi, mida siis teadlased on avastanud, et palun väga, siin on 12 aspekti, mis peaksid teil tööl olema hästi. Et sina oled tänulik, sul ollakse tänulik, et saab teadmisi jagada, kogemusi, et on kelleltki nõu küsida, saab muidugi tervislikult süüa ja trenni jõuab ja magada saab hästi. Ja et te saate töö juures magada, on ju? Teil on võrkkiiguksed seal, jah? Et saab õppida, head suhted, meditatsioon, sügavam mõtte tajumine. Millest te olete tundnud puudust, kui te vaatate seda?
Värske õhk, jah, ma ise näiteks mõõdan und üle 4 aasta selle sõrmusega, see on see Õura Soome tarkvara, väga silmi avav, ei ole nii, et ainult see, et õhtul hilja sööd või jood klaasi veini, rikub une ära. Mure mõte, mõtled mingi hirmus asi tuleb õhtul pähe, oi, ma unustasin selle kirja saatmata ja siis magad nii halvasti. Nii et jah, et see oleks üks lahendus, et saada kolleegidega kokku ja näiteks disainida siis neid viise. Ja teine, ma olen ise kahjuks 2 korda läbi põlenud oma tööelu jooksul väga raskelt ja mina ei teadnud toona, et läbi võib põleda ka kirest. Ja siin on siis nii-öelda kirglike inimeste tasakaalumudel, et neid asju on ka veel vaja teil. Ja olen pannud tähele, et Eestis number 2, number 4 peetakse siis väga-väga suureks defitsiidiks. Ja üks lahendus siin siis, mis mulle väga meeldib, mis on jaapanlased toonud välja, et on olemas siis selline mõiste nagu utsuva, see on see, kui sa paned peopesand niimoodi. Ja miks see peopesa metafoor on tore, et näiteks kui me matkaksime pika maa maha ja oled maru väsinud ja jõuad kuhugi allika äärde, siis sa suure tõenäosusega võtad nagu vett ja kosutad ennast ja võib-olla jood. Ja see ongi siis selline, ühest küljest selline hoolivuse ja avatud südame metafoor, et ma ei saa teistele rohkem anda, kui mul on. Et see on teie 3. kodune ülesanne, palun joonistage endale kausike ja pange sinna kirja, et mida ma täna juba teen selleks, et ennast hoida ja nunnutada. Eks? Ja kui te näete kolleegi, kes on natuke tõre, siis tema utsuva on läinud väga väikeseks. Tema kauss on sulgunud. Nii et jah, see on siis see minu soovitus, et palun looge rituaale, sellised, kus te ise tahate osaleda. Et me ei saa ka oodata, et ma olen küll maininud täna 4 korda seda kuldse oraolika juhti, see on ka tore, aga reaalsus on ka see, et me elame maailmas, kus ükski juht ei saa meid juustuga eest meelitada ja tagumikust takka lükata. Et me peame ise aitama luua siis sellise kaasava kultuuri, kus me saame olla sellised positiivsed popcornid. Et me saame ise neid meetodeid luua, eks? Mitte lükata kellegi lauale ja mis need siis on, et palun riputage ise see võrkkiiguke üles, kott-toolike kamba peale või tehke ise kohvipaus, kus te ei räägi tööst. Rootslaste kombel, eks ju. Et nemad saavad 2 korda päevas kokku ja kohvitavad ja ei räägi tööst. Või, ma ei tea, kas ma ei saa vist seda ise vajutada, saate teie slaidi seest panna. Et taanlastel mulle hästi meeldib on selline, kus nad siis kui läheb närv hästi mustaks, siis neil on üks punane nupp, siis nad vajutavad seda, taani keeles see on püt, see on siis nagu sülitama tõlkes, inglise keeles shit happens, eesti keeles. Nii, aga mõte on selles, et me ei jaura enam, eks, nii, kõik, stress maha ja kõige lõppu viimane asi, mida saate kohe täna kasutada, näete siin kolleege, siis lähete ja vaatate talle otsa ja ei vaata siis 3 sekundit, mis on tavapilk, siis meil hakkab ebamugav, vaatame mujale, vaatate 6 sekundit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, täitsa pikk pilk on ju, ärge 7-ga minge, see on ahistamine. Aga 6 on siis selline hästi armas, armunu pilk, üldse mitte seksuaalse alatooniga, vaid vihjab sellele, et ma olen huvitatud inimesest. Ma jõuan ta silmavärviga ära registreerida. Ja mitte niisama ei vaata siis, ei õllita, vaid mõtled, issand kui ilus inimene. Sest inimesed on ilusad, targad ja head ja sünnivad heade kavatsustega. Ja üks tore komme veel Rootsist öelda iga tööpäeva lõpus aitäh tänase päeva eest. Eks ei maksa mitte midagi. Ja mul ikka väga meeldib, ja eile ma nägin ka ühte, et külm kevad on, aga kõnnid asfaldi peal ja äkki seal on võililine nutt, säilenõtt, kus on nagu võilill, mis kasvab läbi asfaldi. Et olud on keerulised, aga me kasvame sellest läbi, me leiame selle jõu ja me küütleme päikese poole. Jäägu siis lõppu kõlama. Me ei saa teisi õnnelikumaks teha, kui me ise oleme. Palun nunnutage ennast täiega ja olge oma kolleegidele arenguvitamiiniks. Aitäh!